palun. Iga kord annab seda unsupported message ja iga kord on see küsimus, et kas ta nüüd läks käima või ei läinud. Juhul, kui te vaatate juba praegu, siis palju õnne, te olete esimesed. Me üritame aru saada, kas see asi töötab. jah, töötab. Ole, kus sa aru said? Kohe näed. Siin ei ole mitte midagi. No näe, live töötab. Okei. Nii, Mann ütleb, et on laivis. Selge. Seega tere tulemast, superstaarid. Täna on 17. märts 2026 ning kõige olulisem asi kõige enne, fucking talv on läbi. Palju õnne kõigile, kes ellu jäid. Palju õnne. Ja, et selles suhtes, et ma vaikselt kirjutan oma eluloo romaani või on see raamat, kuidas seda öelda, ühesõnaga eluloo biograafiat, mille nimi on Ma andestan Jumalale kõik, aga ning ühe peatüki nagu sisu on siis ilmselt pealkiri, et noh, kui sa selle talve välja mõtlesid, mis sul arus oli? Kas me oleme tagasi nüüd seal, et sa jälle rõbendada eetris? See on, ma räägin oma raamatust, Okei. on ju? Jah. Nii, aga okei, tuleme uudiste juurde. Ma saan aru, et iga kord, kui me üle pika aja tagasi oleme, siis on rahu president alustanud uut sõda. On ju? Jah, sul on õigus. Sest et eelmine kord, kui Kuu meil oli, aega tagasi veel ei olnud seda. ja eelmine kord, kui me olime Facebook Live'is, tegime seda saadet, siis seda viimast sõda veel ei olnud, mida rahu president ei olnud veel teinud. Jah. Et mis värk sellega on, ma saan aru, et kõik need Trumpi ja EKRE fännid, kõik on ülirõõmsad, et on uus sõda, eks ju. Nad on rõõmsad, et on kütusehinna tõus ja et inimesed saavad surma, kõik see on ülikõva, sest see on 5D male, eks ju. Ei, see jah, seal on see lihtsalt, et kuna vaata Iraagis on Mis seal on? naisi koheldud väga halvasti, siis nad ütlevad, et nüüd Trump nagu päästab naisi, vaata. See on sõja põhjus või? See põhjus, miks nad seal on või? ei ole. Ei ole. Ei no, Mis see ametlik lugu on, miks nad seal on? minu meelest ametlik lugu on see, et nad ei tea ise ka, miks nad seal on. Okei. Mis need Trumpi fännid siis räägivad, miks nad seal tegelikult on? ei no ongi see, et nagu noh, võetakse maha see võetakse maha siis väga selline üle võlli islami äärmuslus ja siis Oota, kas islam tegi uue 9/11 või miks nad sinna nagu läksid nagu? Või no vaata, siin on, vaata, sa ilmselt tead, on ju, et vaigid siis isa ja poeg Aik räägivad sellest, kuidas see on kõik nagu Iisraeli teema ja noh, Trump ise ütleb ka, et Iisraeli pärast ja ERR ka ütleb, et noh, tegelikult see on nagu mindi Iisraelile appi ja siis Iisraelile mindi appi? jah, ja Ahah, nüüd Iraak tulistab igas suunas ahah. kõikidesse Iraak, sa ütlesid Iraak. Iraan, sorry, Iraan. Need on erinevad või? ja kõikidesse lähiriikidesse, vabandust. Iraan. ahah, okei. Et jah, see, no Aga mis need, kui nüüd nagu üldiselt nagu NPC-dest rääkida nagu, siis mis see üldine NPC arvamus sellest kõigest siis on? no üldiselt on niimoodi, et pigem rahvas on selle sõja vastu nii USA-s kui ka Euroopas. Et nad ei usu, mida Oraans Mhm, rahupresident räägib või? mhm, Kas rahupresident on kaotamas oma mojo? mhm. Ongi nii või? jah, Tegelikult või? jah, Masside seas või? jah. Okei, selles suhtes, No selles suhtes nagu oma fännide seas, jah. ongi nii jah? Okei, aga mitte nagu, vaata see, mitte oma jüngrite seas, on ju, see, eraldame fänne ja see, jüngritest. see põhijünger, see kuulus Eesti tüüp, kes meid kogu aeg sõimab, eks ju. Ta on endiselt Trumpi fänn, jah? jah. Okei, davai. No vaat seal ongi see, et ta peab sellega minema hauda. Kuna ta on nii kaugele läinud, tal ei ole varianti, et ta nüüd hakkab mingi hetk teist juttu rääkima. see on lihtsalt ta on läinud üle sellest asjast, mille kohta öeldakse, et the point of no return. ja täna just panime üles ühe artikli siis sellest, kuidas Iraan kuulub klubisse. seal on siis erinevad
läbi siis, no mitte läbi ajaloo, selles mõttes pikema ajaloo, aga alates eelmise sajandi 70-ndatest siis välja toodud erinevad juhud, kuidas USA on sekkunud Iraani siseasjadesse ja seal poliitikat suunanud ka sinna, mida nad nüüd läksid ise maha võtma. ma just et mõtlengi, selle korra nad on ka ise seal kehtestanud et kunagi, onju, kui aidanud nad juba kehtestada. eelmine kord panid oma selle käpinuku sinna, Mhm. siis kuidas nad nüüd nagu jälle teda maha võtavad, nagu mis seal toimub? ja lisaks sellele on veel eraldi välja toodud koroonapettus kus kohas on äh, see välja toodud? selles samas artiklis, et miks Iraan on osa sellest, kogu sellest mängust, sellepärast et Iraan oli üks esimesi, muide koos Iisraeliga, kus läks täie rauaga kõik lahti, kõik maskid, vaktsiinid ja nii edasi. üks neid riike, kus kõige esimesena vaktsineerima hakati. oota, mul läks ühe kokku nüüd. Iisrael ja Iraan, mõlemad. nii, ja see on põhjus, miks see sõda seal on või? ei, see on siin artiklis on välja toodud need näited, miks Iraan on ka osa süsteemist. Ja muidugi, selles suhtes, et sa pead olema täis retard, kui sa pole aru saanud, et kõiki riike hoitakse ühes kohas. endiselt selles suhtes, isegi kui keegi arvab, et seal on mingid riigid, mida endiselt, ütleme, mida ei kontrollita samas kohas, vaata mõned inimesed on arvamusel, et see Gangnam Style'i laulja, Mhm. et ta nagu päriselt juhib Põhja-Koread. Mõned tüübid nagu reaalselt arvavad, et see on nagu eraldi nagu. Ja sa on ta nii haige nali sulle? ei no vaata, siis ongi niimoodi, et vaata, noh, praegu käivad seal Lähis-Idas või mis iganes Oriental, see kuidas, oli väga rassistlik nali. aga okei kuidas see rassistlik oli? ma seletan sulle pärast, aga okei. okei, või see tähendab, jutu point on see, mõned inimesed arvavad, et kui Lähis-Idas on sõda, et siis on niimoodi, et mingi hetk võib see Gangnam Style'i laulja tulla eraldi välja nagu. jah, okei. ühesõnaga lihtsalt, mis veel seal tänases artiklis siis välja tõime, oli see, et kas paned selle lingi siia alla või? no igaüks, kes läheb Telegrami lehele, see on kõige esimene artikkel. ja telegram.ee ja by the way, kui sa vaatad seda Facebookist või Youtube'ist või kust nüüd veel vaadata saab, Spotify'st vist, siis pane like and share ja subscribe ning pane see bell notification pane käima ning muidugi sul on võimalus võita terve kast lumiorava vett ka. ja lisaks koroonale ja see nende see liider seal, kes naisi naistes igas mõttes milline liider? ajatolla, see, kes seal oli Iraanis. see tema, oli päris lugu või? jah, tema ju oli üks esimesi, täpselt nii nagu Putin oli üks esimesi nagu siis Biden ja nii edasi ja nagu oleks olnud ka Trump, kui ta oleks seal olnud president, sest me teame, et nüüd, kui ta on teist korda president, siis ta ju uuesti tegi endale selle Covid boosteri. ühesõnaga, see Iraani riigipea oli üks esimesi Iraanis, kes sai endale koroonavaktsiini ja isegi praegust, kui Iraanis on see sõjaolukord, siis ikka nad arendavad edasi oma keskpanga raha, digiraha siis ja ikka nad arendavad edasi oma digi-ID-süsteemi. et selles mõttes, et kujutad ette, et Iraan on nagu midagi väga teistsugust, siis nad lihtsalt, see kõik on mäng ja kannatajad on tavalised inimesed kahjuks. Oota, ma tulen korra tagasi. jah, kas need NPC-d üle maailma, kaasa arvatud Eestis nagu, nad on nagu pahased, et see sõda on või? jah. aga kuidas siis see nagu koos püsib, ma mõtlen, mu küsimus pigem on nagu, et kuidas seal, tähendab, ma saan aru, et kõik need varrad ja kõik need asjad, nad on endiselt seal positsioonidel, vaata, mul nagu see backstory on see, et ma ei ole nii ammu nagu lugenud uudiseid, ma ei tea mitte midagi. et kas kõik ja vaata nagu. siin on erinev asi see, kas me mõtleme inimesi ja kas me võtame riigijuhte, onju. nii, Trumpiga on ka niimoodi, et nüüd ta tahab, et kõik Euroopa ja kõik läheks kaasa sinna abistama nagu sinna Iraani onju ja siis Euroopa riigijuhid on suht niimoodi, et nagu ei reageeri, aga Eesti välisminister Tsahkna ütleb, et Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina. ma siis tahtsin öelda, ma täna sõin pitsat ühes kohas ja seesama vend oli sealsamas restoranis. päriselt või? ja, kes see on? see välisminister Margus Tsahkna, kes tahab koos USA-ga minna sinna Iraani sõtta. ma tean seda lõusta kuskilt nagu, ma mõtlesin, kes see vend on, ma mõtlesin, et ma olen temaga koos pidu pannud, tegelikult tuleb välja koroonaterrorist või? või nii, mis seal, vaata Jüris selles ühes tornis on mingi pitsarestoran, ma käisin seal jah, söömas seal on nagu. väga hea pitsa. ja see vend oli seal nagu.
või siis tema doppelgänger. ühesõnaga, ta tahab saata Eesti vennad sinna, jah? no nii ta räägib jah. okei, ja nüüd mu küsimus sulle on, nüüd need, kes on seal kõik need lehvitavad neid Ukraina lippe ja kõik need ühesõnaga kõik, kes lehvitavad Eesti ja Ukraina lippe, vaata, et kõik need, kes klassifitseeruvad patriootide nimekirja, kuidas nemad reageerivad sellesse, et nad nüüd peavad minema sinna sõdima? no ma ei tea, vaata, siin on nüüd ka see väliskomisjoni esimees on ju, Michelson räägib, et Ameerika Ühendriigid ei suuda ilma liitlasteta saavutada sellist edu, nagu president Donald Trump on lootnud. ahah, et on oluline veenda liitlasi Ühendriikidele appi minema. ja. seda räägivad meie Eesti välispoliitika esindajad. okei, ma pean natuke andma backstory't. ma ei tea, kas sul on nagu ülevaadet, millal viimati laivi tegime? 6 aega Kuu aega tagasi või tagasi. 1,5 kuud tagasi? 6 aega tagasi. ütleme, mina ei ole ausalt lugenud reaalselt mitte ühtegi uudist kogu see aeg. mul on täiesti null, ma ei tea nagu mitte midagi. ja kui ma nüüd tulen tagasi nagu siia sellesse uudiste nagu metasfääri või kuidas sa seda nimetad, mul on niisugune tunne, nagu ma oleks mingisuguses kummalises LSD tripis või mingi sihuke, ma ütlen, kas need uudised on päris, kas inimesed reaalselt vaatavad neid, kas inimesed usuvad neid, kogu see asi, ma mõtlen, et what the actual fuck nagu, et kas see nagu päriselt on nagu siuksed uudised või? päriselt on siukse uudis jah. nii, siis meil siin kirjutatakse selle kevade kohta, mis sa ütlesid, et olge mureta, 2-meetrised lumehanged tulevad. ahah, No thanks. nii, Ants kirjutab. minu lamedale maale pidi hirmsa kiirusega lähenema mingi ümmargune muna, mis pidi purulõlitsid minema viima, fooliummütsiga mees pidi orgunnima kõike seda värki. hea teada. nii, Kaur ütleb. Nice, mõtlesin umbes tund aega tagasi, et kurat, millal uus saade tulemas on, igatsen teid. väga ja lahe. oota, mul on selle sõjaga seoses, keegi saatis mulle lingi. see oli sihuke, see ilmus Äripäevas ja see oli Mart Helme koolon. Eesti peaks toetama Iraani tükeldamist. jah. see on No, nagu aga- päris asi või? jah, okei, ja nüüd mu küsimus on, kõik need Eesti EKRE fännid ja need, kes meile sõimukirja saadavad, kas need inimesed kõik reaalselt arvavad, nagu see koroonaterrorist Mart Helme nagu räägib? Nad kõik nagu lehvitavad neid lippe ja teevad oma tõrviku rongkäiku ja kuulavad Sander Nurmsalu ja kogu see asi nagu läheb edasi või? Ando, ma ei tea. selle kui sa oled EKRE valija, siis anna, palun kommenteeri seda selles suhtes, viimast 10 sekundit. ma olen järginud mingisuguse kommentaariume ja seal samamoodi inimeste arvamused lähevad väga lahku. nagu sa tead, siis meie lemmik mitte EKRE liige, aga EKRE liige siis seal Riigikogus. kelle ainus funktsioon on EKRE-t kaitsta. ei, tema on täielikult loomulikult selle sõja vastu. ja, aga see, et ta endiselt EKRE-ga koos on, ütleme niimoodi, ütleme ausalt välja, tänu Varrole on üldse EKRE veel elus. see on nagu objektiivne reaalsus, objektiiv.ee, minge lugege. et ainult tänu Varrole, kui seda Varrot seal ei oleks, siis reaalselt see EKRE oleks nagu peldikupotis. See on mu täiesti siiras arvamus, päriselt nagu. ehk siis ma küsin uuesti nagu, et tegelikult vist olgem nagu ausad, et päeva lõpuks, kui tulevad uued valimised, siis EKRE valijaid ei mäleta reaalselt mitte midagi. Null. ja kui sa mäletad, siis sa paar nädalat tagasi jagasid Facebookis mingit koroonateemalist asja. seesama see, et koroona aastapäev oli ja mingi, et miks neid koroonaterroriste pole jõudnud vastamisele. ja siis ma nägin, korra läksin sinna lihtsalt, noh, ma tavaliselt ei loe üldse mingitelt Telegramiga seotud kommentaare, väga ei loe. aga seal oli, keegi ütles ka, et kas Ando, et kuidas sa saad nii öelda, et EKRE oli ju ainus nagu, kes oli nende piirangute vastu. siis ma mõtlen, et täiesti pekkis, kuidas inimesed lihtsalt ei mäleta seda esimest lainet või no mõtlevad, et alguses jälle hakkab seesama, see alguses ju keegi ei teadnud ja. päris ei teadnud, Telegram teadis esimesest päevast alates. Mitte ja kõik lavemaalased teadsid. See lihtsalt nagu iga. Eestis oli kindlasti vähemalt 100 000 inimest, kes esimesest päevast arvab, kogu see koroonavärk on pettus. Speaking of which. ja kusjuures üle maailma oli mitte nagu mingisuguseid lamemaalasi, vaid oli teadlasi, arste, kes võtsid sõna ja ütlesid juba esimesest päevast peale, et kuulge, lõpetage ära, mis paanika see on. me vaatasime ühe psühhoanalüütiku, psühhiaatri ka arvamusartikli siis kohe märtsis 2020, kes ütles, et mis siin toimub nagu, et miks inimesed kõik selle paanikaga kaasa lähevad, et see on ju täiesti ajuvaba, et palun vaadake nagu reaalselt neid numbreid ja andmeid, et see ei ole ju selline, nagu teile räägitakse. ja selle peale me saime ühelt Eesti muusikult sõimukirja, kes ütles, et see on,
et kriisi või selles, mis meil oli, eriolukord. Eriolukorras ei tohi selliseid artikleid avaldada, kus keegi nagu küsib küsimusi või paneb küsimuse alla, et ma annan teid politseisse. Nagu oota, artikli ilmumise eest. ja selles suhtes, et kuna mu see mälumaht ei ole nii suur, ma enam ei mäleta, milline muusik see oli, see mingi kuulus tüüp või? See pole tähtis, kuna ta ei teinud seda ähvardust avalikult, ma ei ole seda kas kuulest sosista kunagi mulle, et näinud. mul tuleks meelde, kes see on? Okei, okei, davai, davai, davai. No see oli nagunii retarded ju. No ei olnud, no tegelikult on ju kõik toredad inimesed, kui nad lihtsalt noh, see ongi see, et kui sa lähed nagu kuskile sinna hirmu sisse, siis no kes see ikka hirmu põhjal teeb otsuseid, see on ju Hirm on ju kõige hoogs, halvem hirm koht. on hoogs samamoodi nagu tuumarelvad, vaata, tegelikult ma saan aru, et need NPC-d usuvad neid Iraani mingeid tuumarelvasid ka ju. Ja mida seal ei ole, on ju. Ja ei, Aga okei tuumarelvi polegi olemas nagu. Ja ma olen väga skeptiline ka tuumaenergia osas. no igal juhul jah, nii palju siis sellest oota, oota, Iraanist. Jah, mul on nagu selle Iraani osas veel ikkagi, ma tahan, üritan aru saada, kuna ma ei tea, ma ei käi nendes kohtades, eks ju. Kas need EKRE ja need Trumpi fännid on nagu rõõmsad, et kütuse hind tõuseb või? See on ka kõik ülikõva nagu. ei, nad ütlevad lihtsalt, et ongi, et nüüd noh, et kui varem vaata kõik, kui varem nagu ütleme nii, et kogu see, ma võiks öelda, selle alternatiivmeedia narratiiv oli üles ehitatud sellele, et kõik sõjad on halvad, sellepärast et sealt võidab sõjatööstus ja see kõik on nagu see, et noh, ma ei tea, 10 aastat tagasi oli ju põhimeemid sõja kohta oli see, kuidas Ameerika läheb demokraatiat viima, vaata kõik Ja, ja, siuksed pilameemid. ja. ja nüüd, kui Ameerika läheb sinna demokraatiat viima, siis nüüd see järsku on õige. See on nii rets selles suhtes, et mind häirib eriti veel see, et tõenäoliselt varsti tõusevad nende tatlite hinnad, mida Rimis müüakse. Need mahlased tatlid, ma vaatasin, need on ka Iraanist tulnud nagu, et ma võib-olla saadan nendele Helmedele mingi arve. Okei, okei, nii, nii. aga vahepeal tahaks rääkida sellest, kui oluline on ikkagi seista oma õiguste eest ja kodanikuühiskonna jõust ja sellest, et Metsküla kooli saaga on saanud õnneliku lõpu. oota, alusta kõigepealt, mis see saaga oli, mina ei tea mitte midagi. Läänemaal Metsküla kool, Läänemaa on Haapsalus või? no Või sealkandis, teisel pool? ei, see on seal jah. Okei, davai, no ma ei tea, noh. no igal juhul see on siis üks väga äge kool, mida kõik õpilased armastavad ja kuna vahepeal vaata hästi palju maakoole pandi kinni siin mõned aastad tagasi, siis see kool tegi ennast erakooliks ja siis ka siis neid taheti kinni panna ja neid taheti seda maja ära võtta ja mingisugune noh, täiesti nii ajuvaba võitlus käis vallaga, et mitte keegi ei saanud aru, miks seda tehakse. Ja siis, kui olid on ju need kohalikud valimised lõpuks, siis nagu tuuled muutusid ja nüüd koolile anti siis tagasi ka see vallakooli staatus, et nad ei ole enam erakool ja nüüd jälle saavad riigi rahastust ja kõik on jälle korras. aga kui nad ei oleks võidelnud enda eest, siis seda kooli ei oleks. et mu sõnum on see, et ikka tuleb seista enda eest. Ülikõva. Värske uudis. Spordiorganisatsioon, mida sponsoreerivad riigid, mis on tuntud liigse tsensuuri poolt, on just tsenseerinud kriitikat. nii, Nimelt, tsensuur on jõudnud vormel 1. nii, Oled sellega kursis või? ei ole, räägi. Nimelt käesoleval aastal 26 nagu tehti F1-s uued muudatused, seal on põhimõtteliselt niimoodi, et iga mingi circa 5 aasta tagant tehakse nagu muudatusi nendes Ja, reeglites nagu ja. just kuidas sa seda autot ehitad nagu. Mhm. ning nüüd esimest korda ajaloos tehti muudatus, mis on tekitanud olukorra, kus maailma parimad need sõitjad enam, nad ei saa oma annet nagu rakendada. Mhm. Sest nad tegid autod niimoodi, et sul on nagu 50% nagu see ICE, mis on siis sisepõlemismootor nagu need Mhm. tavalised mootorid jah, ja 50% nagu see elekter. jah, nii, ja siis nad mõtlesid, panid mingisugused turbo boost mingisugused nupud,
ehk siis nagu lühikokkuvõte on see, et tänu sellele uuele süsteemile niimoodi, et kui nüüd võtta need kõige retsimad kurvid, kus ainult nagu see käputäis inimesi, kuigi F1-s on mingi hetkel on 22 sõitjat, siis võib-olla ütleme 5 on nagu need, kes on nendest nagu need kõige retsimad. nüüd need 5 kõige retsimat venda ei saa neid kõige retsimaid kurve võtta täisgaasil, sellepärast et kui sa võtad täisgaasil selle kurvi, siis su aku saab tühjaks ning mingi teine vend saab sinust mööda. ehk siis nagu selle tulemusena on juhtunud niimoodi, et nagu need kõige kõrgem, ütleme, sul on alati nagu superhead sõitjad ja siis nagu see ultimate Mhm. nagu God tier, nagu mina, eks ju. nii, et God tier tüübid on nagu ära neutraliseeritud nende tavaliste vendadega. ning need reeglid võeti vastu nüüd, noh, need kuulutati välja paar aastat tagasi ja need parimad sõitjad nagu Need on nagu rohepöörde reeglid on ju, olgem ausad. sisuliselt küll ja, jah. kuigi neil kõik need ülejäänud rekkad ja kõik need, kes seda ehitavad, kõik nagu põletavad kütust ja Ja lennukid. see, kuidas nad lendavad kogu aeg, kogu selle asjaga ja, ühest riigist teise. ja jah. nii, aga ühesõnaga nüüd olukord on selline, et autod sõidavad kurvides aeglasemalt ning kui sa oled see üliandekas vend, siis sa ei saa minna nagu full gear nagu seal nagu sõita seda nagu flat out nagu. ning seda nimetatakse nagu internetis Viagra settings, Mhm. sest sul on mingid turbo boost nupud seal ning nüüd inimesed on mega närvis nagu. nii. Verstappen, kes on hetkel maailma parim sõitja, ütles, et see on anti-racing, ta ütles, see on nagu Mario kart, eks ju. ja tüüp ütles, et ma olen selle oma simulaatori välja vahetanud Nintendo vastu, et ma sõidan sellega. nüüd point on selles, et käesoleval aastal see uus auto, mis nagu Verstappenile tehti, on nagu sitt. nii. sõna otseses mõttes. jah. nii, aga Verstappen ütles juba 2 aastat järjest, et see uus asi, mis tuleb, on pask. nii, aga nüüd need, kes seal kõige ees on hetkel nagu uue autoga, see on Mercedes ja Ferrari ja loomulikult number 1 maski ambassador Lewis Hamilton, nemad ütlevad kõige ülikõva, sest nüüd on seal ees, jah. eks ju. nüüd fännid on mega närvis, nagu need hardcore fännid, need, kes Netflixi vaatavad, need ei saa mitte midagi aru nagu. jah. ja nüüd on niimoodi, et F1 on hakanud tsenseerima nagu vestlusi, mida vanasti ei olnud. et F1 on olnud nii-öelda sotsiaalmeedia sõbralik viimased 10 aastat, aga nüüd on esimest korda ajaloos, kus nad tsenseerivad infot. et selles suhtes on see rets nagu, et tsensuur, mis on suhteliselt igal pool, nüüd on jõudnud nagu F1-te. et inimesed ei tohi kritiseerida neid autosid nagu seda rohepööret. jah, ei tohi jah. oh jah. ma just tahtsin seda ära rääkida ja, aga isegi tuginedes sellele, mis seal toimub praegu, mina endiselt arvan, et Eesti riigil oleks mõttekas investeerida miljard eurot F1-te ja minna sinna enda autoga, enda meeskonnaga. sul läheb umbes miljard, et osta sinna koht, ehitada auto, panna meeskond kokku ja sõita, kõik need asjad. ja Meil on ju Eestis isegi oma vormelisõitjad olemas, kes on need muidugi. varusõitjad. ja absoluutselt nagu Paul Aaron on üks vend, kellel on litsents olemas, kõik asjad nagu. ja ühesõnaga piisakski, et üks Eesti vend ja üks teine vend. ja kui sa võtaks, ehitaksime Eesti F1 meeskonna, mis maksab umbes miljard, see on äriliselt kasulikum kui sisuliselt ükskõik mis asi, ükskõik milline rahvusvaheline projekt, mida Eesti hetkel ajab. On ta siis Rail Baltica või mingisugune sõjatööstus või mis iganes asi. Ta on äriliselt kasumlikum. ja, ei, ma olen täielikult nõus ja. täitsa, jaa. nii, aga rääkides nüüd, ma troppisin juba see Rail Baltica, räägi, mis seis nüüd see Rail Balticaga on. et tuletame nüüd rahvastele meelde, mis on viimased uudised, miks me pole vahepeal teinud Rail Baltica neid laive, mis värk on selle karjääriga, mida taheti sinna Koilasse ehitada ja teiste no see karjääridega. karjääri teemal nagu kõik praegust seisab, ootame mingisuguseid tulemusi, et seda ma ei oska siin mingisugust update'i teha. ma mõtlen, et see petitsioon. ma tegin ju petitsiooni, ühesõnaga see, me tegime Rail Baltica vastase petitsiooni. see on nüüd eraldi sellest karjäärist. Rail Baltica vastane petitsioon on läinud Riigikogusse ja selle võtab menetlusse vist oli majanduskomisjon. koroonaterroristid. jah, kus on väga palju koroonaterroriste, aga me hetkel siis ootame. ei, ma pean silmas seda, et minu meelest me saime need 1000 allkirja täis, sellest on rohkem kui kuu aega möödas nagu. Ei ole veel, neil on 3. oota, vaatame korra. kuidas ei ole? oota. me ei ole üle kuu aja laivi teinud isegi ju. oota üks hetk.
ja vahepeal ilmunud igasuguseid neid mm, Rail Baltica teemalisi artikleid või nagu mitte Telegramis, vaid mujal ERR-is nagu. nii, nad võtsid selle menetlusse ja 11. veebruar. jah, Nad täna on ju võtavad, mingi ja, 16 ja, või 17, oot. üle kuu aja on möödas. ma arvan, et see on olukord selles, nad ei tea, mida teha, sest kõik kaardid on meie kasuks. No nüüd on pandud 146 päeva menetlemiseks. 146, pool ja, aastat või? jah, väga hull, ennem oli 30 päeva, nad on ära muutnud selle. vaata, üks mu unistus on alati olnud sõita autoga läbi klaaside kuhugile sisse nagu. anda, okei okay.. mida? ärme hakka sellest. Sa Riigikogul on neid klaasuksi jah, seal. ühesõnaga jobane 146 päeva, selge, selge. oota, aga nad isegi ei teata mind, ma pean kuskilt kodulehelt lugema seda nagu või? ei no sul on kogu aeg, sa saad siit vaadata, kuidas see menetlus ei no kulgeb. fuck, mina ju tegin selle asja ju. miks sa mulle ei kirjuta? ma ootan kogu aeg, millal ma saan panna oma ainsa pintsaku selga, mis mul on voodi all. et ma saaksin minna sellega sinna, noh, see on kapis. ässama. vanasti oli voodi all. 146 päeva, no selge. aga kas seal ei ole mingisugust seadust või mingit süsteemi, et kuidas seda teha? no alati on 30 päeva olnud ju. ei no see, jah, no võib-olla alguses vist see vastamine on 30 päeva, aga äkki siis ongi 140, no ühesõnaga ma ei tea. las ma mõtlen, mida nad saavad praegu teha. põhimõtteliselt vaata, mis me nagu taotlesime seal. me tõime selgelt välja, et riigil ei ole võimalust Rail Balticut lõpuni ehitada ilma maksusid tõstmata. me tõime välja, et me nõuame avalikku nagu seda koosolekut nendel teemadel, sest et selle kasumlikkus ja vajadus ja kõik need asjad ei ole ära tõestatud. lisaks sellele maavarasid seda ehitada, kõik need asjad, et me nõuame reaalselt, see oli Boltis, me nõuame avalikku diskussiooni nendel teemadel, eks ju. nii, ja nüüd neil võtsid pool aastat endale aega. aga lisaks sellele on ka tehtud uus see seaduseelnõu Riigikogus, mille tegi EKRE muide, kus nad ka taotlevad Rail Balticu projekti katkestamist. ei no see on tore, kui koroonaterroristid vähemalt mõnest asjast aru saavad. ega ma ei ole nagu selles suhtes täielikult EKRE vastane, selles suhtes ma saan aru, et nad on NPC-de enamus ja et nad on koroonaterroristid. aga ma saan aru, ma hindan seda, et nad nagu mõnest asjast saavad aru nagu. väga hea. ja samamoodi nagu mulle meeldivad Reformierakonnas mõned asjad nagu. mulle meeldib kõikides inimestes ja erakondades natukene midagi. ja kuna tegelikult ma isegi arvan objektiivselt, objektiiv.ee, et kõik hindavad kõigis natukene midagi. ja see on põhjus, miks meil ei peaks olema parteisid, sest parteid on tehtud niimoodi, et nemad hääletavad pigem enda idioodi poolt kui vastasmeeskonna geeniuse poolt. muide, seoses Rail Balticuga mulle tuli võõras telefonnumber helistab mulle, see oli umbes kuu aega tagasi. oota, backstory on see, et me tegime Rail Baltica petitsiooni ja me saime 2 päevaga 1000 allkirja. ja minu point oli see, et niipea kui 1000 allkirja on koos, ma saan selle kohe sinna fucking Riigikokku ära, et see läheks kohe töösse, kohe peatatakse, kohe lõpetatakse looduse hävitamine ja raha raiskamine, et see läheks kohe käiku. see oli minu kogu asja nagu point. nii. 2 päeva, 48 tundi, 1000 allkirja koos saad see ära. nii, siis tuleb mulle võõras kõne. helistab mingi naisterahvas, ma pakun hääle järgi umbes 60. et tere, et kas teie tegite selle petitsiooni? ma ütlesin jaa. siis küsib, et oota, aga miks te selle sinna ära saatsite, et seal oli ainult 1000 allkirja, et siin on 10 000 inimest, kes tahab seda nagu allkirjastada. ma ütlesin, no sellepärast, et see keskkond, kus neid petitsioone saab teha nagu sinna valitsusele või sinna, eks ju, et sinna on ainult 1000 vaja ja ma tahtsin, et noh, et see läheks kohe töösse nagu. aga te olete mingi idioot või? miks te seda Põlva otsas teete, et 10 000 on vaja nagu või see oleks pohut saanud 10 000 nagu. põhimõtteliselt tüüp hakkas sõimama mind nagu. ma ütlesin nagu veel kord, et ma tahtsin, et see läheks kohe käiku. siis sõimab täielikult, möliseb nagu, ütleb nagu, et jaa, et te teete Põlva otsast asju nagu, et ei saa mitte millestki nagu aru nagu. ma tahtsin täiesti putsi selle muti nagu. Sorry. Ando, nii ei räägita. tema sõim, vaata, ta ei ole ise mitte midagi teinud nagu. ja no eks vaata, siin ongi see, et meie lihtsalt soovisime, et nad oleksid kohustatud sellel teemal mõtlema ja seda arutama avalikult, onju. no see oligi point nagu noh. ja nüüd see allkirjade arv ei oma selles suhtes mitte mingisugust tähtsust, et nagu me teame, siis ma mõtlen, et see automaksu oma sai peaaegu 70 000 allkirja ja see toidukaupade käibemaksu alandamise
petitsioon sai mingi 100 000 allkirja. ma mõtlen seda, see mutt ise ei ole mitte midagi teinud. aga ta räägi viisakalt. Vahet ei ole, see viisakas, tore naisterahvas ei ole ei teinud sedasama asja, millega ta mõtleb minuga samamoodi. Ja ta helistab inimesele, ta isegi ei tutvusta, kes ta on, mitte midagi ja hakkab mind sõimama. Mida sa nagu loodad, et ta vastu saab nagu? Et ma ei saanud nagu allkirja panna. Keda huvitab, sul ei olnudki vaja seda, noh. jah, eks tuleb igasuguste asjadega tegeleda. Okei, ma jagan natukene rõõmsamat story't. Meil käis üks sõbranna külas. Vestluse käigus ühel hetkel ta ütles ühe väga põneva lause, mille ma salvestasin ära. nii, Mina olen alati olnud väga korralik. Ma olen teinud ainult emmi, seeni, hapet ja savu. Hando, kuhu suunas sa soovid, et see saade praegu läheks? aga okei, nii. Mis meil siin veel oli päevakorral? ja mobiiltelefonide teema, et Läti keelas siis kogu põhikoolis kuni 9. klassi lõpuni koolides mobiiltelefonide kasutamise ära. Austraalia tegi ka midagi sellist, eks ju? no Austraalia on keelustanud kuni 16-aastastele sotsiaalmeedia ja nüüd nad soovivad seda laiendada AI-le, erinevatele rakendustele, pornolehtedele ja nii edasi. ja see kõik justkui nagu on hea ja kaitseb lapsi, on ju, lihtsalt selle taustal on see, et kohustuslik digi-ID, on ju. Digi-ID, see ultimate vangistamine. Mina ise mõtlen, et tegelikult võiks sotsiaalmeedia ära keelata või see võiks nagu ära lõpetada. Ma saan aru, et ma võin kõlada natukene nagu vanana, kui ma ütlen, et mulle ei meeldi sotsiaalmeedia, aga ma nagu siiralt arvan, et ühiskond oleks palju parem ilma sotsiaalmeediata. Mulle meeldib internet, aga sotsiaalmeedia, minu meelest on täielik pask nagu. jah, Mul on kõik need kontod seal olemas ja ma käin seal kirju lugemas ja iga kord, kui ma sinna lähen, ma tunnen sihukest survet või niimoodi, mul on sitt, kui ma sinna lähen, ma käin seal nii harva kui võimalik, aga ma ei tunne ennast seal hästi nagu. seoses sellega postitasin praegu siia laivi alla 7. märtsil meil ilmus niisugune lugu nagu uus pandeemia, brainrot ehk ajuvamm, mis ma väga soovitan kõigil lugeda, sest et minu meelest see on kõige olulisem artikkel, mis meil on sellel aastal ilmunud. ütle selle artikli point ühe lausega. see on see, et inimesed on ekraanis nii sõltuvuses, et see on muutunud haiguseks ja see haigus on see, et eriti nagu veel nooremad inimesed on ju, ja see haigus on see, et ainult ekraan tundub huvitav ja kõik muu tundub igav. Ja vaata, loomulikult selles suhtes nagu on nagu noortel veel retsim, kuna nad ei mäleta aega, kus neid ei olnud nagu. Selles suhtes, et mina vaatan, et aasta on 2026, aga ma mäletan väga selgelt, kui oli aasta 94, esimesed date'id, kõik need koolidiskod, värgid nagu suured lootused elule. Nüüd ma olen siin, teen neid koroona uudiseid ja värke nagu. Ja siis ma mõtlen, oota, 94 ja 2026. Oota, see tundub nagu 36 aastat hiljem või? Ei, 32 aastat hiljem. jah, Oota, palju ma siis kokku olen? kui vana sa kokku oled? jah, ja siis ma mõtlen, oota, what the fuck nagu, oota. Ma olen ju tegelikult seesama 14-aastane vend ju nagu, et mis siin toimub nagu. jah, jah, kõlab küll nagu 14 vahepeal. Ma nägin järgmine tähendab järgmine segment selles saates, selle toob teieni Telegrami e-pood, kus on alles viimased Telegrami ajakirjad. kõige viimased, me ei trüki neid juurde, need on kõige viimased üldse, mis on saadaval. ja, aga ma lihtsalt tahtsin rääkida, mulle tõi nagu rõõmu, nagu sihukest hellust või sihukest mingit omapärast energiat. Ma nägin suurt reklaami bussijaama juures. nii, seal oli suur bänner ja see on endiselt seal, see on vähemalt 6 aega seal olnud. Igal laupäeval svingerite pidu Tallinnas. et see kõlas nagu 90-ndad või? See tundus täielik võõrkeha, see tundus niivõrd lahe. See on nii ülikõvad mingid tüübid, need svingerid nagu, et ma ise ei ole svinger, ma olen proovinud, see ei toimi üldse nagu minu jaoks. Ma imetlen neid tüüpe, kes on svingerid nagu, vaata, kuna ma ise olen väga rets vend nagu, siis ma vaatan selles elemendis kogu see seltskond on kordades retsem kui mina nagu.
ja kõik tüübid, ükskõik mis valdkonnas on minust retsivad, mul on nagu ultimate respect nagu. ja siis nad panevad selle plakati ka sinna nagu. see on ju kõige retsim asi nagu. Mul on nagu siiralt hea meel, et need vennad teevad, ma nagu fänn on neid täiega nagu. ma ei tea, kuidas neid toetada, ma ei tea, kuidas, selles suhtes ma ei saa osta nende mingeid flaiereid selle reklaamiga sa just toetasid neid. ja. nii, siis teine oota midagi okei, tohib maha, voice'i peal maha. Teine reklaam, mis mulle jäi väga silma viimasel ajal tänavatel on niimoodi, et põhimõtteliselt Postimehe koroonaterroristid teatavad, et kui sa tellid nende koroonaterroristide ajakirja, ehk kui sa teed tasulise tellimuse, siis sulle enam reklaami ei näidata. nägin siukest reklaami või? Ma mõtlen, et mida see NPC siis mõtleb, et ma saan hommikust õhtuni hirmuudiseid, aga kui ma nagu maksan neile, siis ma ei saa seda uudist, et mine osta Selveris mingit sinki 3 eurot soodsamalt või? mis nad, fuck, ülikõva, ma tahan seda nagu. ja nad rakendavad seda Facebooki mudelit, vaata, või seda, jah, Facebooki mudelit põhimõtteliselt, et sulle maksavad kõigepealt need, kes ostavad sult reklaami ja siis need teised inimesed maksavad sulle selle eest, et mitte saada reklaami. Või Youtube'i mudelit või mis veel on need. nii, kuna me nii ammu olnud, siis peame sellest rituaalist ka rääkima, mis vahepeal toimus. mäletad rituaali või? Ma ei tea, millest sa räägid. no see, et need Eesti karnevalid on nii Aa. igavad. kas te ei ole mõelnud, et Eesti karnevalid ajavad haigutama? sa mõtled, see on sa ju mõtled täiesti, seda presidendi vastuvõttu või? ja kõik, kogu see mingi vabariigi aastapäev. ma vaatan seda fucking karnevala, ma mõtlen, keda huvitab. Motherfucker, see on olnud kõik need aastad täpselt ühesugused, kõik need kostüümid on täpselt ühesugused. Need vennad ei ole mitte kunagi teinud LSD-stseeni, nad ei ole teinud hapet, nad ei ole käinud pufol, nad ei ole käinud aiavaskal, nad ei ole sabusuitsetanud, nad ei ole mitte midagi teinud. panevad kogu aeg. väga paljud nendest ikka on nad. Mis asja, nad panevad iga aasta lähevad karnevalile ja panevad täpselt sellesama kostüümi selga. ja see kostüüm on täpselt seesama, mida see teine vend su kõrval kannab ja kõik ülejäänud 10 000 inimest kannavad. ma ütlen, kas need vennad on kunagi käinud Burning Manil? Obviously nad ei ole, aga kas nad on neid pilte näinud? kindlasti paljud nendest on nad. Rio de Janeiros on iga kevad on kõige retsim karneval nagu ja seal on kõik on nagu flamingo või sihuke või nagu noh, ülirets. nii, ja siis Eesti karneval on see, et kõik on nende laigulistes riietes, neil on püssid käes, käivad nagu retardid, nagu neljakandilised riided, põhimõtteliselt kõik on nagu mis siis on see mäng, vaata see, mida lapsed mängivad, see Roblox, kõik on kandilised. mis siis mingi film oli ka või? Minecraft nagu, kõik on Minecraft, kõik on täpselt ühesugune, kogu aeg kõik kandiline nagu. hästi teravad nurgad nagu, et mitte mingit sihukest hellust või lendlemist või mingit sihukest soojust, mitte midagi nagu. ja siis seesama karneval käib 35 aastat järjest kogu aeg. ja siis oli paar NPC-d, kes saatsid mulle palju õnne vabariigi aastapäeval. inimestel on õigus tähistada, mida nad soovivad anda, see ongi vabariigi tunnusmärk. ei no see on nüüd kaks eraldi asja nagu, et sa, on ta siis vabariik, kui sul on põhiseadusesse kirjutatud, et infot võib tsenseerida. ja by the way, et kõik, kes seda kõige rohkem lippe lehvitavad, et seesama seltskond korraldas koroonapettuse ehk siis ajaloo suurima inimsusevastase kuriteo omaenda rahva peal. ja siis sa lehvitad neid lippe ja paned need Minecrafti need neljakandilised liikumised ja võtad iga aasta sealt kapist sellesama laigulise välja. jah. okei, davai, noh, jah. lihtsalt ma siiralt arvan, et neid karnevale saaks teha palju lõbusamalt, palju põnevamalt. absoluutselt olen nõus sinuga. ja igastahes siin vahepeal on ka peavoolumeedias räägitud vihakõneseadusest ja siis minu lemmik Postimehe ajakirjanik Liina Laks kirjutas, kasutades sinu lemmiksõnu. millised see on? kui selliseid debiilseid seadusi tehakse, siis ongi politseil mugavam kontoris vihakõnet otsida. see oleks pooleldi nagu sinu kirjutatud pealkiri. okei, kui sa ütlesid, et su lemmik Postimehe ajakirjanik, kas sa ütlesid seda irooniaga või see päriselt on? ta on nagu hea tüüp, jah? okei, davai. äkki ta jälgib Telegrami siis või? ma ei oska sulle öelda seda. aga igastahes ta kirjutas väga toreda lühikese arvamusloo vihakõne seadusest ja sellest, et miks seda
miks ta selle vastu on. loen siit, loen siit viimase lõigu. Demokraatia tähendab minu jaoks, et ühiskond on täis inimesi, kes mõtlevadki teisiti kui mina ja see on täiesti okei. Igasugu vihakõne, chat-kontrolli seadused ütlevad meile aga, et praegused võimurid arvavad, et ühiskonnas tohib olla ainult üks mõte, nende mõte. Ja kõik teised tuleb suruda kas põranda alla või kui see ei õnnestu, tuleb mõtlejad vangi panna. Tore ja värskendav on lugeda sellist asja vahepeal peavoolumeedias, sellepärast et näiteks sotsiaalminister Karmen Joller on teinud hoopis teistsuguseid sõnavõtte. ta on endiselt see minister või? Kuidas see üldse võimalik on? No mis sõnavõttu ta tegi, üllata mind. ei no lihtsalt siin vahepeal vaata teadlased ja meedikud saatsid siis pöördumise Riigikogule ja valitsusele ja Nüüd hiljuti kõikidele või? teistele asjapulkadele, jah, veebruaris peale eelmist laivi, siis uuest sellest NETS-ist ehk siis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest, kus oli siis kirjutatud niisugune punkt, et kui see õigeks ajaks ei ole, ühesõnaga seoses immuniseerimisega, et kui õigeks ajaks ei ole tehtud, siis füüsiline isik saab trahvi. ja seal oli niisugune sõnastus, on ju, kui sa vaatad seda seletuskirja, eelnõu seletuskirja, seal ei ole ka seda lahti seletatud. Ja siis nemad küsisid ja mina ja veel väga paljud teised inimesed küsisid, et mida see siis tähendab. Et kas see tähendab seda, et füüsilist isikut hakatakse trahvima, kui ta ei vaktsineeri. Nii, ja siis lendab peale Delfi faktikontroll, kes ütleb, et see kõik on vale, see tähendab seda, et füüsiline isik ehk siis, et kui arst või meedik ei teosta vaktsineerimist, et tema võib saada trahvi ja siis ma küsisin arstidelt, et kas nad on praegu saanud trahvi sellise asja eest, kui nad õigeks ajaks ei vaktsineeri, siis ütlevad, mingit sellist asja ei ole. ühesõnaga, segased seletused, aga alati saab ju kõiki, kes küsimusi küsivad, nimetada lihtsalt valetajateks selle asemel, et ma saan välja selgitada, sellest kõigest jah, aru, aga minu jaoks kõige huvitavam aspekt kogu selles sinu viimases jutus on see, millele mitte keegi tähelepanu ei pööranud, nii, kaasa arvatud ka meedikud ja teadlased, nii, et nakkushaigusi pole olemas. Ehk siis koroonapettuse kõige olulisem asi, nad eiravad seda fakti tänase päevani. Minu arust ja ma ei tea, mis keeles see neile selgeks teha. Ja nemad on need seltskond, keda see peaks huvitama, aga neid ei huvita see. jah. Selles osas oleme endiselt veel tupikus, sest et ka nemad võiksid mõelda nii, nagu ütles Liina Laks. Et see on okei, kui inimesed mõtlevadki teisiti kui mina, aga võiksime kõik saada rääkida oma mõtetest niimoodi, et neid ka koos arutada. Tõmbame siis otsad kokku. Tänan, et vaatasite. Muide, viimane asi. Kes sa pakud, keda rahupresident järgmiseks ründab? Et ma küsisin ChatGPT käest, et ütle suvaline riik, mitte Ja. Ameerika. Tema Ja. pakkus Jaapan. Seega mina panustan, et järgmiseks rahupresident ründab Jaapani ja ma arvan, et kõik Trumpi fännid ja EKRE fännid kiidavad kahe käega takka. Keda sa pakud? Ütle suvaline riik, mis esimene pähe tuleb. mulle ei meeldi ennustamisega tegeleda. No okei. Aitäh, No et ma vaatasite. pakkusin, et lihtsalt sealsamas jälle seal kuskil kõrval keegi. Ja ülikõva telegram.ee lumiorav, pane siis like, share, subscribe ja nagu ikka, olge rõõmsad, veetke aega inimestega, kes teid upliftivad. Ja muide, juba homme tuleme välja täiesti uue uudisega, tuleb täiesti uus konverents väga kuumal teemal maailmas, mis võiks eriti huvitada. aga seda juba homme. Alright, tšau. Tšau. Kuidas see kinni läheb, kui ma ütlen pean?